Tēriņš semināru runta nišad līvekeļis runta istorija Jagavataist. Tere kõigile! Seminari raamatu lood liivikeelse raamatu lugu osavõtjad. Tänavu on see aasta, kus tähistatakse Eesti ja Läti keelse esimese raamatu 500. aastapäeva ja see on ka sobiv aeg meenutada ja vaadata laiemalt Balti kontekstis ka veel ühte kirjakeelt, veel ühte tänaseni räägitavat keelt, milleks on liivi keel. Ja selleks ongi pühendatud tänane nii seminar kui ka minu ettekanne, ehk siis me vaatame praegu tagasi liivi kirjakeele juurtele. Muinasajal umbes 1000 aastat tagasi, kus meil on teada esimesed sellised laiemad kirjalikud allikad Balti regiooni ajaloost, asusid liivlased päris suurel alal. Kui kokku panna arheoloogilisi, keeleteaduse ja kirjalike allikate andmeid, siis on näha, et liivlased on asunud peaaegu kolmandikul tänapäeva Läti alast ja ulatudes osaliselt ka Eesti edelanurka. Ja loomulikult on see jätnud ka väga suure jälje kogu regioonile. Liivlastest esimesed teated pärinevad juba 19. sajandist. Need on küll Venemaa või muinasvene kroonikad, kus on esimest korda mainitud liivlaste nimi, kuid päris palju andmeid täpselt nagu samamoodi nagu Eesti ja ka Läti ajaloost me leiame Liivimaa Henriku kroonikast. Ja kui me mõtleme, et mis on Liivimaa Henriku kroonika, siis on ta ju olemuselt liivlaste ja nende naabrite lugu eelkõige, sellepärast et ta räägib sakslaste tulekust siia Baltimaade aladele ja see esimene maa, kuhu siis sakslased tulid, oligi liivlaste asustatud Väinajõe, Koivajõe ja alamjooks ja see koht, kus pärast sündis ajalooline Liivimaa orduriik, mis oligi just, võttis oma nime liivlastest, kui ka selle keskused asusid Liivi aladel ja tänaseni leiab neid liivlaste mälestusmärke laiali kogu Läti alalt. Enne Riia asutamist oli siin ka 2 Liivi küla ja Linnamägi. Turaeda on kõigile eestlastele hästi tuntud koht, mis asub Liivi Muinaslinnamäel ja ka esimesed kristlusega seotud mälestusmärgid Balti riikides, nagu paremas nurgas nähtav Üksküla kirik Riia lähistel, mis on esimene müürehitis Balti riikides, on ka liivlastega seotud, kuna see kirik ehitati, see oli esimene kirik, mida sakslased ehitasid Liivi aladele ja esimesed ristiusustatud Balti riikide elanikud olidki liivlased. Just sellepärast on ka oluline sellel tähtsal aastal tõesti meeles pidada seda, et ka liivi keel ja liivi kirjasõna on olnud meiega koos. Ja kui me mõtleme esimestele kirja pandud liivikeelsetele sõnadele ja tekstidele, siis me vaatame enam kui 800 aastat tagasi sellele samale Liivimaa Henriku kroonikale, kus lisaks paljudele isikunimedele, paljudele kohanimedele liivikeelsetele leiab ka esimese liivikeelse fraasi magamus. Siin on just selle kroonika käsikirjast näide ja rohelisega on siis märgitud see fraas ja see koht, kroonika koht ütleb, et liivlane on hüüdnud saarlastele,
magamas ja siinsamas on antud ka seletus, mis tähendab siis maga igavesti. Nii et kui täna me vaatame tagasi, siis selle Liivi kirjasõna ajalugu tegelikult algab sealsamas kohas, kus algab ka Eesti kirjutatud Eesti ajalugu, sest sealsamas natuke edasi siin on ka kuulda, on ka kirja pandud saarlaste vastus liivlastele, mis on magatak ehk magatagu tänapäeva eesti keeles. Nüüd, kui me võtame ja kui me vaatame tagasi sellele Eesti ja Läti raamatule, raamatu juubelile, milleks on siis 500, siis ega meil tegelikult seda raamatut ei ole, et see raamat on läinud kaduma ja on päris palju hüpoteese olnud selle ümber, et mis keeles või keeltes see raamat oli ja on üks asi, on enam-vähem konsensus on olemas, et see raamat on kindlasti on olnud läti ja eesti keeles, kuid see fraas ise, mis kirjeldab selle raamatu sisu, on ladina keeles, nagu siin on näha, in vulgari livonico letico ac estonico. Ja päris palju on väideldud selle üle, et mida tähendab see in vulgari livonico ja siin on arvatud, et see on kohalik alamsaksa keel, mis on tegelikult kaheldav. Suurel määral teine hüpotees on selline, et see vulgari livonico tähendabki seda, et vulgari livonico ehk siis tavaline Liivimaa keel, et selle all ongi mõeldud nii läti kui ka eesti keelt, mis selleks ajaks olid suht levinud, kuid kindlasti ei tohi siia kõrvale jätta ka seda hüpoteesi, et see raamat võis olla mitte kakskeelne, vaid hoopis kolmekeelne ja kolmas keel, vulgari livonico, võiski olla seesama liivi keel. Võib-olla see, mis on põhjustanud teatud selliseid erinevaid hüpoteese. Üks põhjus on see, et see originaal, mida on näha siin vasakul pool, tegelikult ei kasuta kirjavahemärke. Kirjavahemärkide kasutamine on väga oluline, sellepärast et see alati toob palju rohkem selgust ja aitab täpsemalt aru saada tekstidest, aga kuna seda kirjavahemärki ei ole, siis ei olegi aru saada, kas on tegemist kolme keelega või kahe keelega, millele on viidatud selle tavaliivi keelega. Samas on nii, et seni, kuni ei ole see raamat tegelikult leitud, ei saa me mitte välistada seda, et seesama 500 ei ole mitte ainult Eesti ja Läti raamatu juubel, vaid ehk on see 500 ka Liivi esimesele raamatule. Nüüd sellel muinasajal ka 500 aastat tagasi tegelikult liivlased elasid endiselt väga paljudes Läti kohtades, kaasa arvatud ajalooline Liivimaa, kus see raamat ka trükiti, kus neid tavalisi Liivimaa keeli räägiti ja noh, ma näitasin juba enne seda kaarti, kus on need Liivi alad, ajaloolised alad on märgitud, kuid ega see liivi keel ei kadunud kasutusest nii kiiresti ja 16. sajandil liivi keel oli üsna laialt levinud nii Põhja-Liivimaal, Põhja-Kuramaal kui ka isegi Riia ümbruses, kus on näha vanemates kirjaallikatest, et liivlased, kes olid tegelikult Riia linna esimesed põlisasunikud, põliselanikud, endiselt elasid veel ka Riia ümber. Ja seda me väga hästi näeme, kui me vaatame läti keele
murdeid, mis näitavad väga suurt sellist liivi põhja või liivi mõju. Läti keelel üldiselt on üks iseloomustavaid asju on just see liivi pärand, mida keeles, no kui eestlased lähevad Lätti, kindlasti kuulevad kasvõi seda, et rõhk on alati esisilbil. See on osa liivi pärandist ja läti keeles on väga palju ka liivi keelest laenatud sõnu, väga palju grammatilisi vorme. Ja see tulenebki nendest suurtest aladest, kus liivlased omal ajal on elanud. Ja kui me vaatame Läti murdekaarte, siis me näeme siin sinise ja lillaga märgitud need, ja see on nüüd tänapäeva murdekaart, et me näeme need liivipäraseid murdeid, kus on siis liivi mõju veelgi tugevam, aga kogu läti keel ja eriti selle keskmurre, mis on roheline, ehk siis keskmurre on see tavaläti keel, läti kirjakeele aluseks olev murre, siis siin on nagu näha ka seda, et kui need kaks kaarti võrrelda, sisuliselt on keskmurre on see koht, kus muinasbalti hõimud puutusid kokku liivlastega. ja siis sellest see ongi see läti keele tekkelugu, et see on selline keel, mis ongi tekkinud, ühelt poolt see on balti keele põhi ja siis väga tugev liivi keele mõju. Aga mida need kaardid veel näitavad, seda, et ka see liivi keele kohalolek on üsna hiline ja meil on ka kirjalikest allikatest on teada just need mainimist, kus seda liivi keelt on kuuldud ja noh, Liivimaal on veel 19. sajandi keskel räägitud liivi keelt ja tänapäeva liivi keel, see, mida räägitakse siiamaani, on siis Kuramaa liivi keel, kus ta on teatud ajaloolistel põhjustel kauem säilinud. Ja siin me ikka näeme veidi täpsemad nüüd Läti murretes, kus leiab laiemalt mitte ainult liivi, vaid Läänemere Soome pärandit ja siin on näha neid liivipäraseid murdeid, et nüüd me räägime nendest kohtadest, kus on veel tugevam see liivi mõju. me näeme, et ka Väinajõe ümbruses on selline suur liivijoontega ala, mis jällegi tähendab seda, et seal veel suht hilisel ajal, võib-olla paarsada aastat tagasi, 300 aastat tagasi on endiselt liivi keel veel kõlanud, aga me näeme ka kõiki teisi, et need, mis on ida poole jäävad, need on nüüd Eesti ja Lõuna-Eesti murretega seotud alad ja Lõuna-Lätis on siis Bauska ümber on alad, mis on seotud suhteliselt hilise vadjalaste ümberasustamisega sellesse piirkonda. Nüüd trükitud liivi kirja lugu on seotud väga palju esimese laiema liivi keele dokumenteerimisega, mis leidis aset 19. sajandi keskel. Need erinevad kirjapanekud ja eraldi fraasid on pandud kirja muidugi välisvaatlejate poolt ka päris palju juba peale Liivimaa Heeniku kroonikat juba alates 17., 18. sajandist, kuid esimene laiem liivi keele dokumenteerimine oli see, mis tegi või pani aluse liivi kirjakeelele ja liivi kirjasõnale kui sellisele ja selle dokumenteerimise taga oli kaks olulist teadlast ka eestlaste jaoks. Esiteks on Andres Johan Sjögren, soome keeleteadlane, Peterburi Teaduste Akadeemia akadeemik, kes tuli ekspeditsioonile Balti aladele just keelesaari uurima ja tema vaatluse all olid nii liivlased kui ka rannarootslased kui ka krievinid ehk siis needsamad Bauske ümbruses elanud või ümber asunud vadjalased. Ta liivlastega seoses ta tegi kaks ekspeditsiooni nii Salatsi liivi alale, dokumenteerides Liivimaa liivikeelt, mida räägiti Salatsi jõe ümbruses Lätis, kui ka
ulatuslikult Kuramaa-liivi keelt, kus siis salatsi keelt sellel ajal rääkis umbes 20 inimese ringis, Kuramaa-liivi keelt 2500 inimest Liivi rannas ja see laiem dokumenteerimistöö selle tulemuseks oli raamat, mille või tegelikult kaheköiteline raamat, mille pani kokku mitte Andres Johann Sjögren, kuna ta suri 1853. aastal, vaid Ferdinand Johann Wiedemann, kes oli ka Eesti esimese suurema sõnaraamatu tegija ja see raamat ilmus Sankt-Peterburis 1861 ja sellel oli kaks osa. Esimene osa oli Liivi saksa Liivi sõnaraamat ja teine osa oli liivi keele näited ja grammatika. Ja eriti see teine osa on oluline sellepärast, et selles raamatus näitena oli avaldatud muidugi nii folkloori ja näited kui ka esimesed tõlked, piiblitõlked liivi keelde, aga ka üks väga oluline asi, millest kohe juttu ka tuleb. Ja kõige rohkem muidugi see dokumenteerimine leidis aset Liivi rannas ja Liivi rand on selline omapärane koht, kus liivi keel kus liivikeelne ala, mis kõige kauem säilis kuni 20. sajandi 50. aastateni sellise põhiliselt liivikeelse alana ja need on 14 küla Põhja-Kuramaa rannas. Kui me tänapäeva kaarti vaatame, siin ongi see Liivi rannakaart, et siis tundub, et see kõik on väga hästi ühendatud, on olemas teed ja ligipääsud, aga ajalooliselt, kui me vaatame geoloogiliselt, siis see Liivi rand on rohkem nagu saar, mis on sisemaalt eraldatud selliste pikkade metsastunud luidete ja nende vahel olevate soodevööndiga, mis ja just see saarekujuline elu, suletud kogukond, sisemaalt isoleeritud kogukond olid need põhjused, miks liivi keel ja liivi traditsioonid nii kaua ka säilisid ja see kõik hakkas muutuma alates 11. sajandi keskpaigast, aga ka hiljem, sest see saar oli või tähendab, see sattus rohkem ja rohkem ühendusse maismaaga ja selle tulemusel hakkaski muutuma Liivi ranna elanikkond. Nüüd üks väga oluline inimene, mis on seotud just selle esimese liivi keele dokumenteerimisega, on Jaan Prints, kuna nendel mõlemal teadlastel olid need põhilised keelejuhid Liivi rannas, Kuramaa liivi keeles on kaks murret, ida ja lääne murre ja igast murdest oli siis üks võtmeisik, kes aitas liivi keelt dokumenteerida ja esimene neist on Jaan Prints, lääneliivlane või Lääne-Liivist, Pisa külast, kes oli ka enne nende teadlaste tulekut, oli ka ise õppinud haritlane, kes avaldas ka esimese nende luuleraamatu läti keeles 1845. See ilmus Jelgavas, sel ajal Miitavis. Ja see oli teine lätikeelne originaalluuleraamat üleüldse, nii et teatud mõttes ta on ka selline seotud läti kirjanduse lätetega ja põhimõtteliselt kirjutas luuletusi ajal, kui sellist läti luuletraditsiooni kui sellist veel ei olnud. See raamat on ka 2 korda
uuesti avaldatud nüüd 1900, ta ise raamat on kirjutatud 1845, siis 1914 ja 2014 on siis tehtud uustrükid sellele raamatule, et seda mälestada tema panust Läti kirjandusse. Nüüd veel üks oluline tema panus oli see, et ta oli ka üks tõlkijaid, kes tõlkis liivi keelde ja esimesi raamatuid, milleks olid Matteuse evangeeliumid ida- ja lääne murdes. Ja need raamatud olid otsene tulemus sellest dokumenteerimistööst, kuna see dokumenteerimise käigus ilmselt Ferdinand Johann Wiedemannil tekkis see mõte, et võiks avaldada ka liivikeelseid raamatuid ja seda ka tehti aastal 1863 Londonis, kus ilmusid siis Matteuse evangeeliumid lääne ja ida murdes kahe eraldi raamatuna ja lääne murdelisse evangeeliumi tõlkija oligi Jaan Prints. Samas juba aastal 1861, kui avaldati need dokumenteerimise tulemusena valminud liivi keele näiteid, seal on sees ka esimesed Jaan Printsi ja tema poja kirjutatud luuletused liivi keeles, siin vasakul poolel on ka näha seda ja see on see hetk, kus me võime rääkida liivikeelse kirjanduse algusest ehk siis aasta 1861 ja ilmselt on ka see tekkelugu seotud sellega, mitte ainult sellega, et Jaan Prints oli luuletajana juba alustanud oma tegemisi varem, vaid ka seotud sellega, et see Jaan Printsi üldine lähenemine oli see, et ta tahtis näidata, et liivi keel on samasugune nagu ükskõik mis muu Euroopa keel samade väljendusvõimalustega ja ka liivi kultuur on sama kaasaegne nagu mis tahes Euroopa kultuur sel ajal ja selle tulemusel siis tekkisidki need esimesed luulenäited, mis panid aluse liivi kirjanduse traditsioonile. Nüüd teine inimene, kes on seotud väga tihedalt liivikeelse kirjasõna ajalooga, on Nika Polman, siin vasakul on tehtud, on näha tema portree, mis on tehtud daguerreotüüpiast ehk siis vanast fotost, mida ta ise oli teinud just selliselt viiuli ja kirvega. Ja ta oli nüüd Ida-Liivist, Kolka ümbruses Vaidi külast ja ta oli samamoodi haritlane ja tõlkis siis Ida-Liivi murdesse ka Matteuse evangeeliumi, mis nagu saigi öeldud, ilmus aastal 1863 Londonis. Nüüd põhjus, miks esimesed raamatud ilmusid Londonis, on teatud mõttes kurb, sellepärast et ka 19. sajandi keskpaigas toimus Liivi rannas liivlaste ülestõus ehk siis kohalike parunite vastu, kes määrasid väga kõrgeid makse, millega liivlased ei olnud nõus ja see ülestõus sai maha surutud ja 38% Liivi elanikkonnast sai oma taludest välja tõstetud ja lätlastega asendatud, nii et mis panigi aluse sellise Liivi ranna kui liivikeelse ala hääbumisele. Ja Nika Polman oli üks selle ülestõusu juhte ja tema pidi ka siis ka rannast lahkuma ja ta asus ümber Novgorodi, kus ta ilmselt ka jätkas liivi keele ja liivi kirjasõnaga tegelema. Ise nii jah, seal on ka see põhjus, et miks need raamatud pidi trükkima Londonis, kuna
Tsaari-Venemaal pärast seda ülestõusu raamatute trükkimine oli väga kaheldav, liivikeelsete raamatute trükkimine, kuid samas nüüd 30 aastat, paarkümmend aastat hiljem, 25 aastat hiljem, 1880 ilmus nüüd juba Sankt-Peterburis kolmas Matteuse evangeeliumi versioon. Nüüd, kui esimesed kaks raamatut trükiti Londonis, neid kasutati rohkem kui keelenäiteid, kuna kumbki raamat ilmus 250 eksemplari ainult, siis see Matteuse evangeelium, mis trükiti 1880, juba oli selline, mis jõudis liivlasteni ja mis paljudel liivlastel oli kuni Esimese maailmasõjani see raamat, mis oli peaaegu et aukohal igas talus, kuna see oli see esimene ja ainus koht, kus nad olid näinud liivikeelt trükituna. see on selline väga omapärane raamat, kuna see on ainus liivikeelne raamat, mis on ka vanas trükis ja kasutades aluseks neid kirjaviise, mis olid levinud sel ajal Liivimaal, siis nii Eesti kui ka Läti põhimõtted on sellest kasutatud. ja selle raamatu lugu on olnud väga huvitav just sellepärast, et ei olnud väga pikka aega ei olnud teada selle autorit või tõlke autorit ja ortograafia tegijat. ja siis oma doktoriväitekirja kirjutades ma tegin tekstivõrdluse, kus siis on näha vasakul tulbas on selle 1880 aasta raamatu tõlketekst ja siis ja siis järgneb lääneliivi ja idaliivi ja siin on näha, et see tegelikult 1880 raamat on tehtud nii, et on kombineeritud, mõlemad tekstid on kombineeritud kokku, midagi on ka uut juurde pandud ja kõige tõenäolisem selle raamatu taga või selle raamatu tegija ongi olnud seesama Liga Palman Kuolka külast, kes siis juba Novgorodis elades tegeles selle raamatu trükitoimetamisega, ilmselt ka Ferdinand Johann Wiedemanni abiga. Nüüd, mis see tulemus seal nendel esimestel raamatutel oli see, et hakkas levima selline liivi kirjasõna traditsioon või traditsioon kirjutada liivi keeles, mida enne seda ei olnud, sest liivi keel ei ole kunagi olnud ei kirikukeel ega ka koolikeel, see on olnud kodukeel. aga just see kirjasõna avas uusi väravaid, uusi uksi liivi keele jaoks ja need võib-olla mälestusmärgid, mida me näeme, on see otsene tulemus sellele nendele esimestele raamatutele on näiteks kalmistutes nähtav liivikeelsed kirjad ristide peal, siin on näiteks üks Kuolka kalmistu, Bertholdi pere, kes on siis seda kirjaviisi kasutanud ka risti peal kirjutamiseks. ja selline kirjutatud traditsioon ongi Liivi rannas päris palju näha just surnuaedades, kus siis seda liivi keele traditsiooni on ka niiviisi edasi viidud. veel üks oluline tulemus oli sellel raamatul ka järgmise panus järgneva liivi keele ja kultuuri arengusse ja konkreetselt siis Korlis Talte fenomeni tekkele, et Korlis Talte on tuntumaid liivi luuletajaid, liivi hümni autor ja väga paljude kanooniliste tekstide autor ja ka esimene Liivi liidu juhataja aastast 1923, hilisem ka ajakirja Liivli toimetaja aastal 1932 kuni 1939, aga ka selline aktivist, ühiskondlik tegelane liivlaste jaoks, et väga oluline isik ja Lauri Kettunen, rääkides oma esimesest kokkupuutest Korlis Taltega, meenutas, et ta juba
enne esimest maailmasõda oli ta juba kirjutanud luuletusi liivi keeles, kasutades just sedasama kirjaviisi, mis 1880. aasta evangeeliumi tõlkes on kasutatud. Nüüd pärast seda muidugi koolis ta pärast esimest maailmasõda, kui Läti sai oma iseseisvusse, hakkas võib-olla selline Liivi kultuur väga jõudsalt arenema. Ja üks see arenemissuundi oli nii liivi keele õpe kui ka liivi keele kasutamine kirjasõnas. Näiteks seesama 1923 asutatud Liivi Liit, tema dokumentatsioon esialgu oli liivikeelne, kaasa arvatud põhikiri, siin on näha ka põhikirja. Et see liivi keel sai endale, et esimest korda võib-olla ajaloos selliseid uusi alasid, kus seda kasutati. Ja loomulikult siin suur osa, suur roll kogu selles protsessis oli ka ütleme, teadlastel või väljast tulnud inimestel ja nendeks oli Lauri Kettunen ja Oskar Loorits, kes siis 1920 pärast esimest maailmasõda esimest korda tulid Liivi randa, kus nad kahtlesid, kas liivlased üldse on veel alles jäänud, sellepärast esimese maailmasõja ajal oli Liivi rand täiesti tühjaks tehtud kõikidest liivlastest, et osa oli evakuatsiooni saadetud ja osa siis sakslaste okupatsiooni ajal, sakslaste tulekuga neid aeti välja, kuna sakslased kartsid rünnakut Saaremaalt Liivi randa ja sellepärast see rand tehti tühjaks, kuid inimesed ikkagi tulid tagasi, muidugi need olud olid rasked, nagu siin on näha, siin pärast esimest maailmasõda osa elas maataludes või siis sakslaste järele jäetud blindaažides ja kui Lauri Kettunen ja Oskar Loorits tulid, siis nad väga kiiresti ka hakkasid selliseks Liivi kultuuriaktivistideks, kes aitasid väga erinevaid arenguid teha, nii ja eriti, kui me räägime nüüd kirjasõnast, eriti suur on nende panus just selle liivi keele ortograafia aluse panemisel ja ka esimeste ilmalike liivikeelsete raamatute tegemisel. Et päris esimene ilmalik liivi keele raamat oli esimene Liivi lugemik. Selliseid lugemikke ilmus 5 tükki 2020. aastatel, kõik eestlaste korraldatud. Ja esimene Liivi lugemik oli ka, nagu siin on näha, Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetiste esimene raamat, ehk siis esimene raamat, mida Eesti Emakeele Selts andis välja, oli tegelikult liivikeelne. Aga just selle raamatuga pandigi alus Liivi ilmalikule raamatule ja hiljuti oligi selle raamatu 100 aastat, aga lisaks nendele muidugi ka tehti veel teisi raamatuid. Väga oluline siinkohal oli lauluraamatute tegemine, kuna laulmine oli üks selliseid kultuuritegevusi, mida aktiivselt praktiseeriti ja selleks oli muidugi vaja ka materjali ja siis tehti päris mitu liivikeelset laulu, mis olid nii originaallaulud kui ka Eestist adapteeritud, kaasa arvatud Liivi hümn, mis on täpselt samamoodi on võetud soome-eesti eeskujul meloodia, aga sõnad on kirjutatud liivi keeles juurde ja paljude sõnade autor oligi Koollis Talte eelpool mainitud. Veel üks asi, kus panustas eriti Oskar Loorits, oli siis liivi keele õpetamine ja õpetamiseks vajalikud raamatud. Nende vahel näiteks on selline säilinud liivi keele grammatika terminite raamat, ehk siis selline esimesed alged sellist keelekorraldusele ja kooliõpetusele. Ja selle tulemusel on tõepoolest seda liivi keelt kasutati päris palju, kaasa arvatud
kirjasõnade avalikus ruumis, nagu siin on ka näha, et ka siiamaani saab Liivi rahvamaja juures näha silti, kus, mis pikka aega oligi selline avalikus ruumis olev, kui nüüd kalmistud välja arvata, liivikeelne mälestis. Nüüd väga oluline roll on Peeter Tambergil ja see on veel üks selline võtmeisik liivi kirjakeele arengus. Peeter Tamberg oli jällegi liivi haritlane, luuletaja, keelekorraldaja ja arendaja ja ka laulik ja keelejuht ja tema on seotud tihedalt ajakirjaga Liivli, mis hakkas ilmuma 1930. aastal ja ajakiri Liivli, et see fakt ise, kui ajakiri hakkas ilmuma, see andis väga tugeva tõuke Liivi kirjakeele arengule, kuna see oli midagi, mis ilmus regulaarselt, mis ilmus kord kuus ja tänu sellele, et see oli see koht, kus sai siis regulaarselt avaldada, liivlased said avaldada nii kirjandusteoseid kui ka selliseid argipäevaseid uudiseid või jumalasõna, jumalasõnaga seotud tekste ja selle ajakirjaga oligi just alguses seotud Peeter Tamberg ja pärast Kooli Stalte. Ja eriti 30ndatel aastatel oli selline aeg, kus tehti päris palju nii raamatuid, juba mainitud ajakiri ja raamatud, nii ilmalikud kui ka vaimulikud valmis nii Uue Testamendi tõlge, katekismuse tõlge, valmis õpperaamatuid nagu Emagi ja Lugdebrontes, mis Peeter Tambergi kokku pandud ja osaliselt ka kirjutatud või Koorli Stalte nii-öelda siis sõna, mis küll avaldati uuemal ajal, aga käsikiri ise valmis juba 30ndatel aastatel. Ja lisaks sellele olid ka ajakirjad, lisaks nendele ajakirjadele ja raamatutele ilmusid ka veel kaks sellist kalendrit, kus, nagu on näha, ilmusid ka esimesed liivikeelsed reklaamid, mis on selline päris haruldane näide liivi kirjasõnast. Nüüd kõik see hakkas muutuma pärast teist maailmasõda, sest teine maailmasõda pani nendele algatustele lõppu, sest sellepärast, et Läti, eriti Liivi ala sattus alguses Nõukogude, siis Saksa, siis taas Nõukogude okupatsiooni alla ja põhiline oli see, et 50ndatel aastatel, juba 40 peale sõda tehti Liivi rannast sai Nõukogude Liidu lääne piir, lääne piiriala, mis tähendas seda, et keelati liivlaste põhiline elatusala, milleks oli kalastamine ja liivlased pidi lahkuma Liivi rannast tööotsinguile mujale, sellepärast ongi tänapäeva Liivi kogukond kõige rohkem elab Riias ja siis järgneb Ventspils ja siis teised Läti kohad, kaasa arvatud Liivi rand. Nii et tänapäeval, kui inimesed lähevad Liivi randa, siis ega seal tegelikult liivlasi ei kohta naljalt, välja arvatud võib-olla suvel, kus inimesed, need, kellel on veel talud säilinud, tulevad maale, aga see tähistas sellise paikse või paikondliku Liivi kogukonna lõppu ja see tähendas ka seda, et see kirjasõnaga seotud tegevused ka läksid mujale, kuid nad ei lõppenud, et nõukogude ajal ka põranda all ikkagi jätkati Liivi kirjasõna arendamist ja sedasama traditsiooni, mis oli juba enne alustatud, nii näiteks umbes 10 aasta jooksul valmis selline Liivi esperanto Läti sõnaraamatu käsikiri ja sellel ajal oli üldse nagu 50ndatel aastatel oli Liivi kogukonnas selline mõte, et võib-olla esperanto kui nagu uus trend, uus selline
ja Nõukogude ideoloogiaga sobiv kokku suund, et see esperanto võiks olla see kandja, mille abil saaks liivikeelset kirjandust välja anda, sellepärast valmiski päris nii see Liivi Esperanto Läti sõnaraamat, kus noh, see ei ole sõnaraamat selles klassikalises mõttes, et seal on reisijuht sees, seal on kaardimänguõpetus, luulenäited ja väga palju sellist informatsiooni, aga jah, et loodeti, et just see Esperanto on see põhiline kandja ja nüüd üks päris unikaalne on raamat, on ka fütoteraapia näiteks, mis on ühes eksemplaris, kus samamoodi on liivi eesti või liivi esperanto ja läti keeles siis taimenimetused ja nende kasutamise juhised ravimiseks sees. veel üritati teha ka 60ndatel aastatel üritati teha ka lugemikke, mis on sellised omamoodi huvitavad nähtused, et kuna seal on sellist Nõukogude kolhoosi ja ja sellise Nõukogude maiguga terminoloogiat leiab, kuna jällegi üritati kirjutada ideoloogiliselt võib-olla korrektseid tekste ja lootusega liivi keelt välja saada kirjasõnas, aga loomulikult see päriselt ei õnnestunud. 80ndatel ka tehti Liivi luuleantoloogia, pandi kokku, kus üritati koguda ühte kõik Liivi liivi keeles kirjutatud luuletusi, aga see ka jäi ilmumata. ainus raamat, mis nõukogude ajal ilmus, see on üks hästi pisikene, paremal pool on siin näha, et Liivi rahvalaulud. see oli nüüd Läti ülikooli väljaanne, kus olid siis Liivi rahvalaulu näited, mis on mõeldud siis nendele, kes õppisid Liivi pärandit, et lihtsalt tutvumiseks ja see oligi see 1980 ilmus ja see oligi ainus raamat, mis nõukogude ajal üldse liivi keeles sai trükki, kuigi noh, see trükk on selline tinglik. muidugi see kultuuritegevus ja ka kirjasõna ümber seotud kultuuritegevus jätkus ka nõukogude ajal, et aastal 72 näiteks legaliseeriti selline liivlaste kooskäimine kahe ansambli näol, mis oli just selline Liivlis, Riias ja Kaandla Ventspilsis, et võib-olla esialgu tundub, et nagu lauluansambel on, selle aluseks on laul, kuigi tegelikult on Liivi ansamblite aluseks oli ikkagi kuulumine Liivi kogukonda ja see laulmine oli sekundaarne, aga need ansamblid olid see koht, kus mitte ainult ei lauldud, vaid kui käidi koos, räägiti liivi keelt ja ka õpetati liivi keelt järgmistele põlvedele edasi, nii et see oli selline võte, mis aitas nõukogude aega üle elada. nüüd tänapäeval, kui me nüüd hakkame lõpule jõudma, siis tänapäeval on muidugi see liivi kirjatraditsioon läheb jõudsalt edasi, et meil on uusi raamatuid ja tänapäeval meil on 4 luuletajat, kes kirjutavad liivi keeles, et meil on peaaegu et iga aasta ilmub mõni raamat ja see teekond ei ole lõppenud, võiks isegi öelda, et liivi keel on erinevalt võib-olla eesti ja läti keelest on just kirjasõnast väga tugev proportsionaalselt, et väga suur osakaal on nendele, kes kirjutavad liivikeelseid tekste ja sellel on tegelikult ka ajaloolised põhjused, just seesama liivi kogukonna hajusus Nõukogude okupatsiooni tagajärjel tekkinud, et see oli eriti 50ndatel aastatel, kui ei olnud telefoni ja muid sidevahendeid, et siis just see kirjasõna või kirjavahetus oli see, kus seda liivi keelt kõige rohkem kasutati liivlaste vahel, sellepärast et otseseid selliseid kokkusaamise võimalusi või isegi telefoniga rääkimise võimalusi ei olnud. et see oli see
see meedium, mille abil liivi keel elas ja see traditsioon kajastub ka tänapäeval sellises väga tugevas liivi keele või kirjas kasutamise traditsioonis. ja veel üks, lisaks nüüd Kuramaa liivi keelele, mis on tõesti väga aktiivselt kasutuses, on selline uuem näide, on ka Salatsi liivi keele ehk siis Liivimaa liivi keele esimestest raamatutest, et siis tegelikult on just päris uuel ajal on tekkinud ka ühel hästi vanal liivi kirjakeelel ka oma kirjatraditsioon. nüüdseks on juba meil 3 luulekogu antud välja Salatsi liivi keeles, mille autoriks on Džempi Kaal ja seda liivipärandit tähistatakse ka viimastel aastatel rohkem ja rohkem. ja nüüd juba paar aastat on käimas esimesel pühapäeval peale kevadist pööripäeva, liivipärandipäev, kus siis lindude äratamisega, mis on selline liivlastele iseloomulik traditsioon, tähistatakse liivipärandit kogu Lätis kõikidel nendel aladel, kus liivlased on kunagi elanud ja seda liivi kirjasõna või tänapäeval just seoses ka selle liivipärandi tähistamisega on liivi keel jõudnud ka rohkem ja rohkem avalikku ruumi. nüüd see aasta just said liivikeelsed sildid kõik Liiviranna külad ja ka esimene koht Liivimaa alal, milleks on Adja jõgi, Adjoug, äärejõgi ajaloolisel Salatsi Liivi alal ja loomulikult liivi keele arendamine ja liivi kirjakeele arendus käib edasi, mitte ainult internetiressursside näol, milleks on näiteks Livonian Tech, selline platvorm, kus leiab päris palju liivi sõnavara ja ka muid huvitavaid liiviga seotud asju, aga ka liivi keele õppimisel, õpetamisel ja kasutamisel, mis toimub siinsamas Liivi Instituudis nende inimeste vahel, kes on tänapäeva liivi keele rääkijaid. nüüd lõpumärkustena võib kokkuvõtteks öelda nii, et liivi keel on pidevalt sündinud koostöös, kus uurijad ja kogukond ja õpetlased on kõik panustanud selle liivi kirjakeele traditsiooni arengusse, igaüks omal viisil. ja iga raamat ja väljaanne, neid ei ole olnud nii palju, kui me võrdleme Eesti või Lätiga, siis iga raamat ja väljaanne on tähistanud ühe sammu tänapäeva liivi kirjakeele suunas ja kirjakeele arengus. ja iga suurem sündmus või muutus on olnud ka ristmikuks ja selliseks muutuste algatajaks, ükskõik, kas see on olnud Nõukogude okupatsioon või Teine maailma või Esimene maailmasõda. ikkagi iga selline sündmus on põhjustanud muutusi ja tegelikult teinud liivlasi tugevamaks. ja täna ühes arenguga need muutused ja liivi keele täienemine ja edasiminek jätkub. tänu ja suur tänu teile!